Väikekannel on Eesti traditsiooniline keelpill ja valmistan ühest puust väikekande. Kande valmistamiseks kasutan paksu planku, mis on saetud talvel vana kuu viimases veerandis. Kui plank on lõidatud läbi südamiku või selle lähedalt, siis saan kasutada seda osa, mis jääb südamikust tuleva praost siis ühele poole või teisele poole. Nii et see, kus aastarõngas on lõikega risti, jääb kandle põhjaks. Siin on siis välja saetud toorik. Sellel on keskel oksakoht, siis sellisel juhul see oks jääb sellesse kohta, kus me süvistame kõlakoja ja joonistame peale pilli. Nüüd on pill toorikule joonistatud ja saame hakata tühjendama kõlakoda. Siia on joonistatud kandle paun, mis on siis selline ümar moodustis siin kandle tipus. Siia keskele puurin augu. Ja puurin virvliaugud. Kandle kõlakoja tühjaks puurimiseks kasutan sellist lamedat puuritera, mis võtab palju puitu korraga. Tühjaks puuritud kõlakoja silume seest peititega. Kõlakoja seest silumiseks on väga hea tööriist näpuhöövel. Nüüd, kui kõlakoda on seest tühjendatud ja pilli kuju on välja saetud, lisaks on siia ka tehtud kõlakaane jaoks juba süvend valmis. Nüüd voolin välja kolju, millest läheb läbi kandle pulk, kuhu kinnituvad keeled. Nüüd poorin augu läbi kolju kandle pulga jaoks. Pealt teen ka siluöövliga siledaks. Nüüd voolin kolju tagantpoolt ka õhemaks. Virblid ehk kandlepulgad või häälestuspulgad on siis need, millega pilli keelt häälestatakse, mille ümber keeratakse keel, et seda pingutada. Ja nüüd ma teen virbli paku ehk see osa, kuhu virblid kinnituvad, teen ta tagantpoolt õhemaks õigesse paksusesse. See süvend, kuhu läheb kõlakaas, selle ma lihvin üle lihvtotsiga, et ta oleks täpselt ühes tasapinnas ja liimi nakkumine oleks optimaalne. Kõlakaane materjalina kasutan tiheda süüga kuuske, mis on jällegi võetud maha vanakuu viimases veerandis talvisel ajal ja lõigatud sektoriteks niimoodi, et ma saan viilud kätte täpselt risti aastarõngastega. Nüüd on sellest materjalist siis valmis õhukene 3 mm paksune kõlakaas ja lõigatud ka selle pilli süvendi kuju järgi, et ta see täpselt sobib. Märgin peale kõlakaane avade mustri sablooniga. Puurin kõlakaane avad. Need avad, mis ma siia joonistasin, mis ei ole lihtsalt auk, need ma saan välja vineerisae ja peenikese teraga. Vineerisae pinna saab veel noaga üle lasta, kui on vaja anda talle täpne kuju ja veidi
siledam olemus. Siluhöövliga teen kaanepinna siledaks. Pilli sisse kirjutan meistri nime ja pilli valmistamise aasta. Kaane liimimiseks kasutan loomanahast valmistatud liimi, mis on kuum õigel temperatuuril. Kaas on nüüd liimitud ja surve all ja nii ta peab olema 2 tundi. Nüüd annan viimase silumise talle veel enne viimistlust. Kõik tasapinnatööd on üle ja mis vajab kumerdamist, selle teeb mõnusaks kumeraks. Võtan selle üleulatava kaaneserva maha. Ja tasandan öövliga. Öövel on nii terav, et sellega ma saan täiesti laikivsileda pinna ja siia enam midagi seda peenemaks töödelda ei ole vaja. See on isegi siledam kui lihvitud pind, sest lihvides ta jääb mikrokarvane, aga see on selline puhas lõikepind. Ja servade kumerdamiseks kasutan liblikeolit. Selle viimase silumise juures vaatan, et kõik oleks mõnusasti kumer ja mõnus, et seda pilli oleks hea käes hoida ja mõnus mängida. Pillile viimistluse ja tooni andmiseks kasutan õlipastat, mis on siis linaõli ja spetsiaalse tehnoloogiaga ülipeeneks jahvatatud pigmendipulber. Seda kannan kaltsuga peale. Nii kaua kui õli kuivab, siis valmistan virblid sirelipuust, mis on ka väga kuiv, sest sirel on väga kõva puu, kõvem kui vahel. Ja siis vestmisnoaga annan sellele toorikule umaruse. See tööriist on virbli koonuselõika või virbli teritaja, kuidas keegi tahab nimetada. See on siis koonusega 1/30. Virbel peab olema virbli auguga täpselt ühtiva koonusega, siis saab teda täpselt nii palju sisse suruda, kui et ta pidama jääks. Virbli sellele osale, mis jääb siia puu sisse, virbli paku sisse, ma panen virblimääret. See on siis sama virblimääre, mis kasutatakse viiulite puhul. Kandekeened teen terasest. See on sama materjal, millest tehakse klaverikeeled, mis ei ole mähitud. Niimoodi ja nüüd panemegi viimase keele peale. Nüüd tuleb pill häälde panna. Ja ongi 6-keelne ühest puust väikekannel valmis.